Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja mul on täna külas üks väga eriline inimene. Tema nimi on Toomas Piik ja tema ei ole mitte see Toomas Piik, kes on tuntud kui reikimeister, vaid tema nimekaim, kuid tegeleb väga huvitavate asjadega. Ja see, kuidas me viimastel kuudel oleme üldse maailmas näinud asjade muutumist, on Toomasel ka väga suur osa, väga suur roll selles, milliseks see maailm on kujunenud. Nimelt, nagu te teate, on meil füüsiline maailm ja siis on see maailm, mida me ei näe ja seal on väga palju erinevaid tasandeid, väga palju erinevaid sagedusi. Ja Toomas on just see inimene, kes töötab astraaltasandiga. Ja võib-olla sa räägid inimestele, kes vaatavad natukene sellest, et mis asi see astraaltasand on, kuidas sa sellega töötad ja üldse, kuidas sa selleni jõudsid. Aga sinna me võime nagu hiljem jõuda. Ja, et selleni jõudmine oli selline pikk protsess, võttis aega alates siis 90ndate algusest ja praeguseks on ta jõudnud siis sinnamaani, kus ma näen erinevaid maailma. Ehk siis meie kõrval, nagu ka teadlased ütlevad, suure võimalusega on paralleelmaailmad. Nad on olemas, nad on erinevatel sagedustel ja tänu sellele, kuna meie tavainimene näeb ainult 5% võimalikust sagedusest, siis me lihtsalt ei näe neid. Vahest on isegi hea, et ei näe. Ja samamoodi nagu raadiolaineid ja raadiojaamu on erinevaid, on ka neid maailma erinevaid. Nad on erinevatel sagedustel. Seal on erinevad planeedid, süsteemid. Vahest on nad sõbralikud, vahest mitte. Ja niimoodi see lihtsalt on. Aga kuidas sina hakkasid seda astraalmaailma üldse nägema ja tajuma, nagu ma aru saan, et sa ei ole sünnist saadik selliste oskustega, selliste võimetega, nii nagu minagi olen sündinud justkui täitsa tavalise inimesena, kuid nagu praegune hetk näitab, oleme me tegelikult mõlemad tulnud siia teatud eesmärgiga ja nüüd niimoodi kokku saanud koostööd tegema. Aga räägi, kuidas sina selle asjani jõudsid? No see oli 90ndate alguses, ma lävisin ühe nõiaga ja üsna pikalt, mitu aastat. Ja see nõid andis mulle sellise väikse tõuke, et ma alguses hakkasin nägema maa peal olevaid negatiivse energiajooni, ehk siis nii-öelda veesooni, nagu teda nimetatakse. Siis ma hakkasin saama ei-ja vastuseid sealt nii-öelda andmepangast. Siis mul tekkis väikselt võime ravida kätega. Ma olen ka siiamaani teinud seda oma lähedasi, oma tuttavaid. Siis hakkas pikkamööda arenema nägemine, tulid juurde selline tunnetus. Hakkasin, see nägemine vaikselt arenes edasi, et see ei olnud nagu nii plaks kõik nagu lööb lahti, vaid see tuli aastatega. Ja siis ma hakkasin, see arenes niimoodi edasi, et ma sain tegutseda juba kaugelt. Et mul ei ole kunagi olnud ühtegi õpetajat, see on olnud nagu iseenesest ja ma ei ole kunagi ka palunud seda, et ma tahan endale saada seda kõike, aga see on lihtsalt tulnud ja see on kuidagi arenenud minuga koos. Ja siis viimase 5 aasta jooksul on toimunud selline hästi kiire areng ja täna siis ma olengi aru saanud, miks see areng on olnud nii kiire, miks ta just nüüd seda tegi, mitte ei teinud kohe, ei tulnud see kõik mulle. Ilmselt ma võib-olla ei oleks ka seda vastu pidanud või vastu võtnud või suutnud sellega kõige tegeleda. Ja praegusel hetkel
on just see murranguline aeg, kus ma saan aidata nii planeeti Maad kui ka inimesi, kes sellel elavad. See on nagu, ilmselt ongi see eesmärk, miks see kõik vaikselt on kuidagi sedasi tulnud. Ma ise arvan niimoodi. Aga räägi täpsemalt, kuidas sulle need ülesanded, mis sa teinud oled viimasel ajal, viimastel kuudel, kuidas need ülesanded sinuni üldse jõuavad? Ma mõtlen selle peale, kuidas ma saaksin teha asju paremaks. Ja meile antakse infot erinevat, kuid minu info ei ole olnud nagu piisav. Vaadates sinu videoid, tekkis mul selline inspireeriv mõte, et sinul tuleb info väga hästi sisse, aga minul mitte nii hästi. Ja selles mõttes ma saan küll tegutseda. Ma nagu igal sellisel inimesel, kes tegeleb astraalsete asjadega, on olemas ka sõbrad. Ma saan minna sõpradega välja ja teha asju, aga alati oleks hea kontrollida, kuidas õnnestub. Ja selles mõttes on väga hea, kui just nimelt koostöö mõttes, et sina saad kontrollida neid kõiki asju, kas see läks hästi, kas on veel midagi vaja teha, et see on nagu selles mõttes hindamatu informatsioon, sest kõik me teame, et ümbertegemine on alati kõige raskem, eks. Kui teed, siis tee lõpuni ära. Just, aga räägime siis võib-olla sellest, mis meil siin selle viimase aasta jooksul meile nähtava maailma asjadest nii-öelda nähtamatu poole pealt tehtud on. Ja siis, Toomas, sina saad rääkida sellest, mis astraalis nagu seda täiendab, sest paraku on niimoodi, et see, mis meil on füüsilisel tasandil nähtav, selle taga on ka alati nagu nähtamatu maailm, mis on omavahel seotud ja kui me ühe ära likvideerime, siis see mõjutab teist ja vastupidi. Et seda saab teha mõlemal tasandil või peabki tegema mõlemal tasandil. Ja see, mis maailmas siis füüsilisel tasandil on toimunud, nagu me kõik teame, meil on praegu viirus, just kui meil on väga palju protsesse, mis on meie ees veel teadmata, aga varsti tuleb see info avalikuks. Aga see, mis on kevadest alates aprillikuusest toimunud, on see, et nii nagu ka Donald Trump on öelnud ja avalikult välja, et aprillist eemaldati ämblikul pea. Ja mis see ämblik on siis mõeldud, see on selline energiakogum, mis on tõesti nagu erinevad kombitsad igale poole laiali aetud kõikide erinevate teemadega selleks, et inimkonda kontrollida, selleks, et meid kontrolli all hoida ja kõik see süsteem ongi nagu võrgustik, see, mis on ka meil nii-öelda internetina World Wide Web, mis tähendab siis ülemaailmne võrgustik. See on otseselt see võrgustik, kuhu me oleme justkui nagu sisse ühendatud, kinni ühendatud ja läbi selle üritatakse siis meid või on siiamaani üritatud orjastada. Kuid nüüd on asjalood muutunud väga mitmel tasandil, kuna see pea on nagu eemaldatud ja selle pea all mõeldakse seda, et füüsilisel tasandil on eemaldatud 13 eliitperekonda, Vatikan, on eemaldatud kuninga perekond, nii-öelda The Crown, ehk siis ja ära likvideeritud ka sellised asjad nagu föderaalreserv, mis on muudetud üle edasi selleks, kuidas see nüüd eesti keeles on? Riigistatud. No ja riigistatud, selles mõttes, et riigistatud, et muudetud riigi omaks, mitte ta ei kuulu enam eraperekondadele, nii nagu ta siiamaani on kuulunud. Ja tänu sellele saabki võimalikuks nii Nesara kui Gesara kui QFS-i käivitamine planeedil Maa. Et see on sellised asjad, mis on füüsilisel tasandil toimunud, lisaks sellele veel väga palju asju. Aga selleks, et need asjad saaksid toimida,
ja miks nad on saanud toimida lõpuks palju helgemal viisil, kui algselt on arvatud, siis on see, et on toimunud kindlasti väga paljude teiste valgustöötajate nagu töö tulemusena astraaltasandil väga palju eemaldamisi, likvideerimisi ja üks osa on kindlasti ka Toomasel. Nii et räägi nüüd täpsemalt, mis sa teinud oled. Osad asjad me oleme koostöös teinud, osad oled sa eraldi teinud, et mis asjad, millest sa alustasid üldse nagu selle praeguse olukorra parandamisega? Tavaliselt on niimoodi olnud, et aastas tuleb mitu erinevat, me nimetame seda gripiks, me nimetame seda gripilaineks ja sellel kevadel või õigemini sellel aasta alguses ta tuli samamoodi. Nad on alati, kui on tegu mingisuguse haigusega, ükskõik millise, kas on nohu või see on mingisugune kurguhaigus või mis iganes, alati on tegu sellega, et seal taga on astraalne taust. Ja kui selle astraalne taust likvideerida, siis inimene on võimeline ise paranema. Just oma organism ise parandab ennast. Kui see muidugi on mingi füüsiline viga, mingi luumurd või mingi muu asi, siis ka selleni jõudmisel on kindlasti mingid põhjused, aga seal vahest on, vahest ei ole seda tausta. Aga igal juhul praeguses olukorras, kus me räägime gripilainest, me alati seal taga astraalne põhjus ja need gripilained on erinevad ja need taustaks on ka erinevaid. On olnud selline näiteks, kus inimesel on seljas seljakott astraalselt ja siis ta käib ringi ja siis ta jääb haigeks tänu sellele, see seljakott imeb temast energia välja. Või siis on olnud ka näiteks selline lõvi, mis on meil Eesti Vabariigi vapi peal või leopard või ma olen vist oleks öelda, ma ei ole täpselt kursis kõigi nüanssidega, ütleme selline loom, siis on praegust ütleme kevadel tuli meile selline gripp, ma ütleksin, nimetan teda, et kõik saaksid aru, millest me räägime, kus ta näeb välja nagu helehall naiste selline pooljakk lühikeste käistega. Ja kui see inimese seljast ära võtta, siis inimene hakkab tervenema. Väga lihtne. Ja muidugi ma võtsin ja korjasin kokku need jakid korjasin kokku tervelt planeedilt Maa. Aga muidugi astraalis on ju niimoodi, et kui meil on võimalik asja likvideerida, siis samal ajal on võimalik ka seda uuesti genereerida. Ehk siis pärast esimese laine kokkukorjamist genereeriti teine laine. Ja need inimesed, kes on oma energiataset tõstnud, nendele see jakk ei hakka selga kinni. Ja mul on endal olnud samasugune juhus Primi eskalaatori peal, kus mulle hüppas ta selga, kuid hüppas ka tagasi sealt. Ehk siis täpsustan, et see on olend. See on olend. See on astraalne olend. Astraalne olend, jah. Ei ole lihtsalt mingi jakk, vaid astraalne olend, mis näeb välja niimoodi. Ta näeb välja lihtsalt sellisena, et oleks nagu kõigile alusaadavas keeles. Aga see on elus olend, kes on lihtsalt paralleelmaailmas ja kes on teisel sagedusel. Kelle ülesanne on tekitada meis haigussümptomid ja samal ajal vedada välja meist energiat, mis on astraalmaailma raha ekvivalent ja samal ajal tekitada meis negatiivseid tundeid, millest toituvad teised astraalolendid. Eriti hirm. Eriti hirm on see, mida nagu astraalolendid vajavad, kes meil planeedil elavad. Ja kui meil ei oleks neid olendeid, kes sellest toituvad, siis meil ei oleks ühtegi sõda ega vägivalda ega mingit muud sellist, sest milleks siis hirmu tunda, kui seda kellelgi vaja ei ole. Ja siis, kui me räägime sellest raskemast variandist, mille nimi on siis COVID, eks ju, see on reaalselt olemas ja see näeb välja samamoodi nagu gripiviirus, kuid tema värvus on mustem, tumedam. Toon on tumedam ja see on reaalselt olemas.
Aga muidugi mitte sellisel päris kujul, nagu meile seda kõike ette näidatakse, aga ta on olemas. Ma ei eita seda. Tema ei erine oluliselt oma nii-öelda selles mõttes minu silmade järgi samamoodi annab seda kokku korjata ja likvideerida ja seda ma olen ka teinud. Aga muidugi jällegi ta tuleb tagasi samamoodi nagu tuleb tagasi hirmuenergia, mida ma regulaarselt praegust kokku korjan. Täna hommikul oli seda natuke oli Austraalias, Hiinas üldiselt vähe, Euroopas on palju ja on palju Ameerikas või just nimelt USA-s. Kanadas üsna vähe. Et see oleneb. Ja muidugi hirmuenergia kuskohast tuleb, see tuleb meil generaatorist. Hirmugeneraator on meil igalühel kodus, selle nimi on televiisor ja igalühel on taskus, selle nimiks on smartphone. Ja sealt tulevad need uudised, mis meid kogu aeg hirmutavad ja sealt tuleb ka hirmuenergia. Nii. Just, et kuidas, et see on nüüd selle viirusega seoses, aga see, mis ma rääkisin enne sellest, et ämblikul on pea likvideeritud, räägi sellest, mis seal Indoneesias maal toimub ja üleüldse räägi sellest, kuidas, mis meil üks on maa peal olendid, aga siis on ka meil maal selline võrgustik. Jah, kes on viitsinud, see on muidugi ka internetis on saadav see informatsioon, seda ma ei mõtle ise välja, et on olemas maa-alused linnad, maa-alused ühendatud omavahel kõik. Ja tunnelid ja koopad ja neid linnu ei ole mitte vähe, mitte paar tükki, vaid need on, ma pakun välja umbes paarkümmend kindlasti. Seal vahel liiguvad, kõrgtehnoloogiline transport liigub seal. Ja praeguseks hetkeks on jäänud, kuidas öelda, on valgete jõudude võit on maa all 98%, kosmoses on 100%, aga meil on jäänud selline, kes on kuulnud, kes ei ole, on olemas selline olend nagu kimäär. Ja kimäär on need asjad, kui ma räägin maa all, siis me räägime kilomeetrite sügavusest olevatest asjadest, mitte kuskil siin ei ole. Et kui te labidaga lähete kapsamaale, et siis te räägi linna otsa ei komista. Ehk siis on olemas kimäär. Kimäär omab topleitpomme, kes on kuulnud. Need mõjutavad kõik, kui need lõhkevad, need mõjutavad nagu kõiki inimesi. Ja praeguseks hetkeks me oleme saavutanud siis seda, et need pommid on neutraliseeritud seal maa-aluses hoidlas ja kimäär on oma nii-öelda kaitsejõududega üsna halvas seisundis, kuna tema nii-öelda see ema, me räägime ämblikutest, ema ämblik on likvideeritud, siis ta küll tõesti munes juurde uusi, aga hetkel on ta üsna neutraalses sellises halvas seisundis ja ta on, ütleme, teovõimetu. Aga lisaks sellele on ju meie nii-öelda maailmavalitsusel oli ju ette valmistatud 3. laine nii-öelda. Ja plaan oli ju selline, et kui need niinimetatud 2 lainet ei anna korralikku tulemust, siis me laseme 3. laine ja see on juba selline korralik, kus suremus on 30%, mitte 0,26 nagu praegu. Ja siis saab süüdistada kõiki neid, kes on käinud tänaval protestimas, kes ei käi maskiga, et te olete süüdi selles. Ja praeguseks hetkeks on ära korjatud kogu astraalne taust sellelt viiruselt. Et ma ei oska öelda, kui ta lahti lastakse, kindlasti ta midagi võib-olla teeb ka, aga igal juhul tema jõud on väga suures osas ära nullitud. Nii et võib-olla ta tõesti teeb midagi. Võib-olla ta on mingi tavagripi tasemele tekib mingisugune selline haigus, aga mitte igatahes selline, nagu ta on ette nähtud. Et see on nagu üks
suur asi, mis me oleme kahekesi hakkama saanud ja siis ma arvan, et sellest on tegelikult suur abi. Sellest on väga suur abi ja väga suur abi on kõikidel teil ka, kes te vaatate, kes te olete ärganud, sest see energia, mida iga inimene genereerib, mida kõrgemal vibratsioonil me vibreerime, mida kõrgemal sagedusel me oleme, seda kõrgemal me tõuseme sellest tavatasandist niimoodi, et need madalamad sagedused, madalamad astraalid meieni üldse ei jõuagi ja niimoodi see 5. dimensioonis neid olendeid meieni ei jõua, kes on nii-öelda praegu meiega siin toimetanud väga usinalt. Et seda ma tahan öelda, et kõik teie, kes te tegelete endaga ja oma vibratsiooni tõstmisega, et see kõik on aidanud kaasa sellele, et seda hirmuenergiat oleks võimalikult vähem ja see me kõik koos oleme selle asja viinud nii kaugele, nagu see täna on, et kohe lähevad nii-öelda infokanalid lahti ja maailm ärkab tõenäoliselt väga suure hooga siin uuel aastal. Nii et see oli selline alustav, informatiivne teadaanne, väike sissejuhatus, et mis toimub tegelikult üle planeedi ka nendel tasanditel, mis ei ole nähtav. Meie näeme siin tõesti seda nukuteatrit, kus nukunäitlejad on eemaldatud ja nukud toimetavad justkui, ma mõtlen globaalset eliiti, kes veel kuidagi toimetab ja mingeid käske antakse ja läbi meedia tuleb justkui programmi kogu aeg ikka veel edasi, kuigi pea on eemaldatud, et see on tõesti vaid veel selline häma selleks, et võimalikult palju inimesi saaks ärkama, aga alati ja kogu aeg toimub siis ka nii-öelda nähtamatul tasandil väga suur töö ja seda väga paljud valgustöötajad loomulikult üle terve planeedi sellega tegelevad, nii et tänaseks siis nii palju sellist infot ja tõepoolest ma olen täiesti veendunud, et on palju inimesi, kes ei saanud mitte midagi aru, millest me rääkisime. See on täitsa okei. Et uskuge mind, et me mõlemad, kui meile oleks keegi 30 aastat tagasi rääkinud selliseid asju, et on olemas ja et me ise hakkame sellega tegelema, ma oleks ilmselt väga nagu puu taha saatnud inimesed. Mina oleks ka öelnud, et kui sul on hommikused tabletid võtmata, et ei ometi midagi. Just, et tasapisi see info jõuab ja seda on tõesti tohutult palju, nii palju erinevaid aspekte, mis on meie jaoks olnud märkamata, varjatud ja nii edasi, et soovitus on selline, suhtuge absoluutselt kõigesse, mis info hakkab tasapisi välja tulema, suhtuge avatud meelega ja sellise vaatenurgaga, et mis siis, kui see ongi tõsi. Et sellega me täna lõpetame ja õige pea uute uudistega Valguse kanalil. Nii et peatse nägemiseni. Nägemist.